Ja tere tulemast! Tööturu teisipäev on täna natukene teises formaadis meil Zoomi koosolekuna hoopis mitte otsesaatena, aga ei ole sellest hullu, sellepärast et oluline on see, millest meil on rääkida ja milliseid nõuandeid me Eesti tööturust ja tegemistest tahame teiega jagada. Ja meie Zoomi tuba on täna jälle ägedaid külalisi täis. Ma annan sulle, Terje, sõna, et sa saaksid meie külalisi tutvustada. Tänane teema on sõprus, heaolu ja toredad suhted töökohal. Ja aitäh ja tere ka minu poolt. Meiega on tõesti täna liitunud 3 ägedat inimest, kes oskavad ja tahavad sellise hea sisekliima teemal kaasa rääkida. Ja ma alustan siis tutvustamisringi selliselt, et kõigepealt meiega on liitunud Kristel Ainsalu. Kristel saab lehvitada. Kristel on olnud pikaajalise personalijuhi kogemusega, täna tegev Töötukassas ja saad natukene võib-olla hiljem ka endast võib-olla rääkida täpsustamiseks juurde. Samuti on meiega liitunud Riina Telling, kes siis toob juurde sellist psühholoogi pilku, et mida need sõprussuhted siis töökeskkonnas head kaasa toovad või kas seal on ka mingisuguseid varjukülgi. Ja ettevõtte esindajana on meil täna siin Zoomi stuudios Grete Tiik ja Grete on siis tulnud meile Carmen Cateringist, nii et saab jagada enda kogemust ettevõttes. Aga alustangi võib-olla, Kristel, sinust, et kuidas ma sinuni üldse jõudsin, oli see, et kui guugeldada sellist märksõna nagu sõprussuhted töökeskkonnas, siis üsna esimestena tuli ette sinu artikkel Personalipraktikus, kus sa olid seda teemat avanud. Kuidas sa selle teemani üldse jõudsid ja miks ta sel hetkel sinu jaoks oluline oli? Ja tere kõigile ka minu poolt, et ma olin ise ka väga üllatunud, et sa minuni jõudsid ja siis tõepoolest ma tegin ka ise selle guugeldusringi ja vaatasingi, et tulebki esimesena välja, et lihtsalt see teema on põnev ja kuna ma lisaks oma põhitööle, ma töötan karjäärinõustajana, nimelt tegelen ka kirjutamisega, siis ma armastan otsida selliseid natukene võib-olla erilisi nurkasid ja kuna oli ka sõbrakuu vist minu teada või hakkas tulema, siis ma nagu mõtlesin, et midagi võiks sellel teemal kirjutada. Ja tõepoolest kuidagi väga seda teemat isegi ei ole nagu lahatud, et see on hästi huvitav, aga kuna ma töötan ka nagu ma ütlesin, karjäärinõustajana, siis meile tegelikult tulevad ka ju kliendid nõustamisele ja tegelikult need suhted tulevad ka väga tihti nõustamisele kaasa, et see on ka väga tihedalt minu igapäevase tööga seotud. Aga hakkame siis võib-olla siitpoolt arutama, et kui sina jälgid seda, et mida ka sinu juurde nõustamisele tulevad kliendid ütlevad, siis just sõprussuhete kohta või sellise sisekliima kohta, kas organisatsioonis laiemalt või ka oma väikeses tiimis, siis mis need märksõnad on, mis esile tuuakse? No ikkagi see head suhted ta on ilmselt iga inimese jaoks erinev, iga inimese jaoks omamoodi laiendusega ja tihtipeale ilmselt ka ei arvata või mõelda, et need on nagu sõprussuhted, et võib-olla pigem selliseid lihtsalt see kliima oleks nagu hea, sest et ma just vaatasin ka, et natuke kirjandust veel lisaks, et mis siis viimasel ajal veel räägitud on, et siis kuskil peetakse kuidagi nii, et 80–100 tundi on üldse see aeg, mis meil nagu kujuneb teiste inimestega suhtlemisel, mis me juba arvame, et võiks olla selline nagu sõprussuhted, eks ju, et see võtab ka töökohal aega. Et üldiselt on et tihti öeldaksegi, et kollektiivis on pingeid, pahatihti ka öeldakse juhtide kohta seda, et juhtide osas, et on nagu keerulised suhted ja ma tean ühte näidet enda
enda nõustamispraksisest, et kus oli tegemist ühe inimesega, kes tuli ja ütles, et ma olen nii läbi põlenud, ma tahaks töölt ära tulla, aga ma ei tea ei oska kuskile minna ja siis me hakkasime analüüsima seda. Tegelikult tuli välja, et talle ikkagi oma töö hästi meeldis, aga oli tegemist sellega, et töökliima ja selline kiusu teema oli seal taga, et seda võib ka olla, et siis inimesed hakkavad mõtlema, et tegelikult äkki ma peaks tööd vahetama, aga põhjus on hoopis tegelikult keskkonnas. Aga korraks liigun Riina juurde. Riina, sina oled tegev Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidus ja kindlasti on ka sinuni sellised sõprussuhted ja sisekliima teemad jõudnud, et kuidas sina seda teemat, mis hinnangu sa annaksid, et mis seisukorras siis need Eesti organisatsioonid on, et kas on hea sisekliima või on seal mingisugused puudujäägid? Ja tere ka minu poolt, et oma sellist igapäevatööd ma teen meeletervises ja olen seal siis klientide vastuvõttudel kogenud seda, et suhetel on absoluutselt väga suur roll kõikide inimeste elus. Et valdavalt kõik olukorrad on seotud ühel või teisel määral suhetega. Et me oleme ju ikkagi sotsiaalsed olendid. Ja vajame sellist head ja toetavat keskkonda. Et ma arvan seda, et iga siis organisatsioon saab mõelda selle peale, et kuidas seda olukorra, kuidas meie töökeskkonna kvaliteeti veel rohkem tõsta. Et me viime läbi selliseid uuringuid küll, psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamisi, ja kus tulevad välja erinevad sellised riskifaktorid ja arengukohad. Ja sealt siis saabki iga organisatsioon mõelda ja meie abil siis vaadata, eks ole, et kuidas oma töötajaid veel rohkem toetada. Et oluline ongi seda kaardistada, seda nõuab ka seadus ja nii edasi. Aga nii et ma arvan, et iga organisatsioon, kes juba mõtleb selle peale ja astub samme selle suunas, et kaardistada seda töökeskkonda ja olla kontaktis oma töötajatega, on juba võidumees, sest nad on juba selles protsessis ja nad tunnistavad, et see on oluline. See on kõige tähtsam. Aga jah, suhted, need on alati seotud ja mis on siis sellised võib-olla valukohad just nende sõprussuhete või suhete tajumisega, et vahel on see, et inimestel kõrvalt siis väljaspool siis seda sõprusringkonda siis tööle tulevad inimesed võivad tunda ennast just tõrjutuna, et nad ei pääse võib-olla sinna sisse ja ei tunne seda head olemist. Et see on üks selline oluline teema ja ka see, et kui ühes organisatsioonis on sellised pikaajaliselt kujunenud sõbrasuhted, siis on mingites etappides raske teha mingisuguseid otsuseid, mis võib-olla organisatsioonile on hästi vajalikud, et organisatsioon areneks, aga see kõigutab nende siis selle sõprade jällegi jalgealust. Et siin on sellised olulised kriitilised kohad, kus peab siis targalt mõtlema, et need sõbrasuhteid pidada niimoodi kolleegide seas, see on võimalik, aga see eeldab mõlemalt poolelt sellist suurt küpsust toime tulla nende selliste kriitiliste olukordadega ka. Et kõik peavad ei tohi kaotada seda professionaalset vaadet kogu selle sõpruse juures. Ja seda, et miks ikkagi igal hommikul inimesed just sinna tööle tulevad
et mitte selleks, et lihtsalt oleks tore olla, vaid on ju tööalased eesmärgid ja selleks, et see organisatsioon areneks. Ja nii, et jah. No kokkuvõttes, eks ole, suhetel on oma positiivsed ja negatiivsed küljed ja sõltub sellest, millisesse konteksti neid panna ja kui targalt neid suhteid luua ja juhtida ja hoida ka. Ja vahel võib-olla siis ka minna lasta, kui on vaja, aga sõbrapäev on tulemas. See on ka põhjus, miks me siin Tööturu teisipäeva saates tahtsime suhetest ja sõprusest natuke sügavuti vaadata. Aga öeldakse ju, et kui sa tahad oma parima sõbraga tülli minna, siis teed aga koos firma, eks ju. Et meil on siin selline, Grete esindab meil Carmen Cateringi, kus ta ise kirjutas mulle, et neil on selline pere tegemine ja nad otsivad sinna uusi toredaid sõpru endale tööle ja ampsama, et Grete, räägi, kuidas teil on reaalselt siis nii-öelda igapäevaelus nende sõprussuhetega seal ettevõtluse tasandil ja töökeskkonnas? Tere ka minu poolt kõigile, aga ma võiks julgelt väita, et meil see keskkond on kujunenud väga selliseks pigem positiivseks. Ma olen ka inimene, kes igapäevaselt hoiab silma peal ja tegeleme personaliga, et kõik tunneksid ennast päriselt hästi. Ja ma arvangi, et miks see on kujunenud nii, on see, et iga sündmus on erinev, iga olukord on erinev. Ja see, et kõik saaksid aru, mida nad tegema peavad, mida neilt oodatakse, siis meil on tiimijuhid, kes on alati su kõrval, kes aitavad sind, sa võid küsida ükskõik mis küsimust. Sul on alati, sa tead, et sul on see tugi olemas. Et kas siis ongi, et sa saad teha nendega kas nalja, tõsistööd professionaalselt, aga et sa tead, et sul on see tugi olemas, et see on kõige nagu olulisem minu jaoks. Ja samuti me kasutame ju väga palju cowork-kapitareid ja alati võtame nad isiklikult vastu ja ma olengi terve aeg nende kõrval mõnes mõttes. Vaatame, palju nad teavad meist, ega iga inimene ei tea ju ettevõtte profiili, kuhu nad satuvad. Me oleme neile olemas, me teeme neile kiirkoolituse, kõik see, et kõik algab sellest, kuidas sa neid vastu võtad, kuidas sa inimesega suhtled. Siis ta alles hakkab ennast vabalt tundma, et see vastuvõtt on kõige olulisem. Alati, kui tuleb uus inimene, siis et enda poolt peab andma seda, et ta suudaks ennast sisse elada. Ja no ilmselt tuleb siin jutus eristada nagu see nii-öelda lihtsalt vastutulelik ja sõbralik töökeskkond, eks ju, versus see, et ma käin tööl, kus käivad koos minuga kokku kasvanud inimesed, kes on minu inimesed, kellega ma saan hästi läbi ka enne ja pärast tööd. Ma natuke intrigeerin, aga et seda ringi nagu avada ja mõtteid avada, et kumb on siis parem, et kas töö, mis mulle ei meeldi, aga no seal on nii ägedad inimesed, ma lähen nende inimeste pärast sinna iga hommik. Või töökoht, kus on kogu aeg igasugused kismad ja tülid ja ärapanemised, aga no töö ise on nii äge, et olen eluaeg seda tööd tahtnud. Et kumb situatsioon teie jaoks ennast kuidagi rohkem õigustab või mis te arvate sellest? Kahe otsaga asi, et mõlemas on selliseid otsi, ütleme niimoodi, et töö, mis tohutult meeldib, aga suhted on kehvad, et kui ta nagu on kaugdistantsilt, et siis on võib-olla mingis osas on nagu talutav see, aga ta eks tagi mingi hetk ikkagi jõuab sinna, et inimesed tulevad suhete pärast ära ja sellisel puhul isegi tegelikult see inimene, kui see töö meeldib, töökeskkonda tegelikult on võimalik valida, et see soovitus võib-olla ikkagi oleks see, et leia endale siis sarnane töö, aga mujal. Nüüd teine variant, mis sa ütlesid, et nii ägedad sõbrad, aga töö üldse ei meeldi. Ka jälle see, et tegelikult ikkagi, mis sulle nagu eneseteostust pakub, et kui sa ikkagi oled eneseteostusele orienteeritud, et siis ilmselt on ühel hetkel sa enam ikkagi frustreerud ja
see ei mõju ka sellele sõprusele nagu hästi, et pigem võib-olla on see, et tule sealt keskkonnast, leia midagi muud ja võta need sõbrad oma eraellu pärast nagu kaasa, et nii ja naa. Aga ma, Kristel, küsin su käest kohe siia jätkuks, et sul on pikk personalijuhi kogemus, nagu ennist mainisin ka, et mis need siis, ma ei tea, juhi tööriistad on, mida juht saaks ära teha, et sellist olukorda vältida, kui meil ongi tööl võib-olla inimesed, kes väga fännavad oma valdkonda, aga see sisekliima on keeruline, et mis need juhi hoovad on, mis ta teha saaks? No ikka on need me traditsioonilised ikkagi sellised meeskonna teemad, meeskonna koolitused, ühtehoidmised, aga ega on ka tegelikult seda varianti, et tuleb vaadata, et kus see nagu paigast ära on, et vahel ikkagi on vaja ka teha selliseid muudatusi personalis, et no midagi teha ei ole, et see võib olla nagu kurnav ja halb, aga nii on, et kui Rain ennem siin mainis, et kui sa tahad sõbrast lahti saada, siis asuta ettevõtte, eks ju, et see tegelikult on ka nagu kirjanduse või teoreetiliste seisukohtade järgi nagu täiesti ongi nii, eks ju, aga kõige paremini muide lihtsalt toimivad need organisatsioonid või need alustavad ettevõtted, mis on läinud lendu nii-öelda professionaalsetest suhetest, et professionaalse sõpruse pinnalt, et see nagu näitab ühte asja, et võib-olla ongi seal organisatsioonis, kus need suhted on kehvaks läinud, ongi vaja vahel seda push'i välja. Ühesõnaga, need on ikka väga case by case, eks ju, et inimestega tuleb nagu rääkida, tuleb nagu suhelda, aga see teie teema, mida ka Riina välja tõi, et see on tegelikult just nagu sisse tulevatele töötajatele ka veel nagu väga raske. Ja ongi tihtipeale nii, et miks inimesed nagu lahkuvad võib-olla pigem nagu katseaja jooksul, et nad lihtsalt ei elagi sellesse kultuuri nagu sisse. Jah. Et uue töötajana on sul ka keeruline neid pooli siis, eks ju, valida, et missugusesse sõpruskonda siis kuuluda, et oleks hea olla. Ja ei pruugi üldsegi olla nii jälle nagu öeldud, et ei pruugi ollagi minu inimesi seal, et töö tundub nagu äge, aga ja muide jällegi, et kui on tegemist veel näiteks eriti hea töötajaga, siis tuleb välja, et ikkagi neid eriti häid töötajaid ka veel kiputakse natukene nagu togima organisatsioonis, et eriti andekate töötajate puhul, kas nad võivad üsna üksinda ennast tunda tegelikult. Seal võib see professionaalne kadedus tulla veel mängu ja muud sellised nüansid. Nii, Grete ja Riina, et kumma variandi te siis valiksite, kas töö, mis ei meeldi, aga kohutavalt head kolleegid on või vastupidi? No, mina ei tahaks olla nagu selles mõttes kuidagi selles olukorras, et mul on nagu ainult seda kaks valikut. Et pigem on see, et tõesti, et sa võib-olla nende toredate kolleegide pärast võib-olla pikendad natukene seda ebameeldivat töö tegemise mingit perioodi, aga sa samal ajal ikkagi raalid, eks ole, juba nagu kuskil mujal kinni ja nagu Kristel ütleski väga hästi, et need inimesed saab ju oma eraellu kaasa võtta, eks ole, lõppkokkuvõttes. Aga töö mõttes on ikkagi see, et kui on see töökeskkond, see töö võib väga meeldida, aga tegelikult et see võib olla selline tõesti selline unistuste töö, et see pakub nagu piisavalt pinget ja kõike ja saad oma selliseid professionaalseid oskuseid seal lihvida. Aga kui see töökeskkond on ikkagi niivõrd kurnav ja tõmbab sind tagasi kogu aeg, siis ega siis seal pikka pidu ikkagi ei ole, et see on ebatervislik lihtsalt. Ja seetõttu ei saa ma anda kunagi sellist nõu, et ära pane seda töökeskkonda tähele, et mine ja pane edasi.
et ikkagi see nõu, mida mina annan inimesele või see, kui me siis arutame ja jõuame selleni, on ikkagi see, et oma vajadustest teada anda juhile, kes võib-olla ei ole teadlik või on natukene silmi kinni pigistanud, aga saab teadlikuks, eks ole, et kui talle ikkagi mingid signaalid tulevad või siis on mingisugused muud hoovad organisatsioonis, kelle poole sa saad pöörduda selliste olukordadega, et kuhu sa oled sattunud, et kui sa oledki näiteks see andekas töötaja, ja näiteks see võib täiesti niimoodi olla, et kui sina teed töö nagu hästi kiiresti ära, sama töö, aga teised teevad palju aeglasemalt, et siis see paneb nagu teistele ka mingi surve peale ja siis ongi nagu kuidagi, aga see on nagu see organisatsiooni oskus siis ära kasutada, eks ole, kõikide inimeste selliseid häid külgi. Et kindlasti on ka need teised aeglasemad inimesed head, eks ole. Aga mis on siis, mida ma juhtidele kindlasti ka nagu annan selliseks, mida ma soovitan kasutada tööriistana, on organisatsiooni väärtused, mida meile hästi ei osata ära kasutada, et neid nimetatakse ja maalitakse seinte peale ja igale poole, aga unustatakse ära see, et tegelikult väärtused on ka hea tööriist. Et tegelikult, et kui meil on näiteks väärtus sõbralikkus, siis see tähendab seda, et me ei naerata ainult klientidele, vaid me oleme sõbralikud ka teise vastu. Läbi selle prisma me võtame vastu kõiki otsuseid, kõike, et me paneme seda igal pool tähele ja kui keegi vääratab, ehk siis hakkab seal tulevad mingisugused sellised tumedamad olukorrad välja, eks ole, kus ei olda võib-olla nii sõbralik, siis saab sellele viidata rahulikult, et meie töökeskkonnas on selline väärtus ja nii on. Et see on üks selline oluline asi, et seda võiks organisatsioonis rohkem kasutada alates värbamisest kuni kogu selle protsessini välja. Ja sellel, mis ma veel tahan öelda, et sellel sisseelamisel, sellele peab panema väga suurt rõhku. Et see on täpselt see kokkukasvamise ja see teema, ma olen näinud nii palju hädas inimesi, kes on lihtsalt ei ole sisse elanud, sest et eriti organisatsioonides, kus ei ole, ühest küljest organisatsioonides, kus ei ole ammu nagu personali vahetunud ja siis nad ei oskagi nagu peale hakata selle uue inimesega mitte midagi. Et ta tunneb ennast üksinda ja kus kõik nokitsevad oma ette, eks ole. Või siis on see, kus muudkui siis see personal vahetub, see on juba iseenesest mõtlemist väärt, eks ole, et miks ta siis vahetub. Et tuleb leida selline tugi inimese kõrval, et ta tunneks ennast turvaliselt ja see on ju kulu organisatsioonile, kui ta hakkab uuesti, peab teda võtma uue inimese ja jälle seda tegema. Nii et jah. No sa juba avasid teemat, kuhu ma tahtsin jõuda. Ma nüüd teen hästi pika ja keerulise vahe sissejuhatuse, aga esiteks ju töökeskkonnast ükskõik, kas me lähme tööd tegema, mis meile meeldib või ei meeldi, me võime nii-öelda üks-ühele sõpru ikka leida. See on täiesti tavaline. Pigem on küsimus ju selles, et kuidas luua töökeskkond tervikuna sellisena, et kui me täna räägime tööampsajate vaates, kes lähevad võõra inimesena tervikorganisatsiooni või ettevõttesse, kas siis 9 päevaks või 9 nädalaks tööle, et mismoodi ka nemad tunneks kohe seda õhkkonda, eks ju, et seal ei ole mingisugused omavahelised mingid susserdamised ja et kes on hea ja kes on halb, et see terve see ettevõtte igapäevane päris olemine inimestel on sihuke sõbralik ja mõnus ja avatud, eks ju. Ja ma mäletan, kunagi ma rääkisin ühe restorani omanikuga, kes otsis kokka ja küsis nõu ja siis ta ütles mulle, et tead, et ära mulle saada kokka, saada mulle inimene, kes on tore ja sõbralik ja õppimisvõimeline ja ma õpetan ta ise kokaks. Et meil on oluline see, et meie restoranis oleksid inimesed, kes saaksid omavahel hästi läbi ja kellel maailmapilt klapiks.
ehk siis Grete, võib-olla sina oskad seda enda kogemusest öelda, et kuidas teil on ju ka palju tegemist, väga palju erinevaid funktsioone, erinevad restoranid, väljas käimised, ürituste korraldamised, see nõuab nii palju erinevaid isiksusi, et kuidas te neid omavahelisi tülisi ja kraaklemisi ära hoiate? Ütleme nii, et meil on väga palju inimesi, väga palju erinevaid inimesi, erinevate isiksuste, vajadustega, kõike. Et see, kuidas me oleme ka üritanud kõiki klapitada ja et kõik tunneksid ennast tiimina, siis samuti nagu enne välja toodi kõik need koolitused, kõik asjad, eks ole. Aga ongi, et kõige põhilisem on see osakondade vaheline suhtlus. Et kõigepealt, et sul on info õigel ajal käes, et sa oleksid olemas kellegi jaoks, kes seda vajab ja see, et isiksused on erinevad ja kõik ei saa omavahel läbi, see on normaalne. Aga ma arvan, et ajaga see lihtsalt nagu loksub kõik paikas. Meil on erinevad, kas meil on siis ladu, kontor, restoran, sündmus on ja, et seal ongi, et erineva taustaga inimesed, aga sinna nagu ühte kohta on nagu koondunud need kuidagi sama taustaga inimesed, meil lihtsalt kuidagi on sujunud see ja ma arvan, enda poolt olemegi lihtsalt hoidnud seda, et kõik saaksid tulla ja näha, mida nagu see tervikpilt, mida nemad on nagu andnud enda panused, et see kõige olulisem asi on see, et iga inimene on tervikpildi juures oluline. Iga lüli, et ilma selle ühe lülita tooks see juba suures pildis nagu kõik nii palju allapoole. Et see ongi see, et kindlasti tagasiside on hästi oluline. Et kaks olulist asja minu jaoks ongi see vastuvõtt ja tagasiside. Nii tagasiside töötajale kui ka töötajalt tagasiside meile. Et sellega sa nagu saadki ennast arendada ja teha paremini, et see inimene tunneks ennast hästi. Ja ma just tahtsin Terje öelda, et sa tahad ka kindlasti sõna saada. Muidugi tahan, alati tahan. ma lihtsalt mõtlen seda, et minu meelest see kõige suurem dilemma või põhiküsimus on ikkagi ju see, et kuidas hoida need tööalased suhted mõnusalt sõbralikena, aga samas ka asjalikena, eks ju, et nii nagu meil alguses juttu oli, et tegelikult me oleme töökeskkonnas tulnud ikkagi ühe kindla eesmärgi nimel toimetama, et meie tööasjad saaksid ka tehtud, eks ju. Ja minul endal on vahel olnud nagu seda, kas kõrvalt tajumist või tunnetamist, et kui need sõbrasuhted muutuvad väga intensiivseks, siis ühel osapoolel võib tekkida selline keeruline olukord, et mul on selle sõbra palvetele väga raske ei öelda ja ma kuhjan ennast pidevalt siis nende tööülesannetega üle, et kuidas see piir siis leida või mis on need soovitused, et kuidas see ütleme sõprussuhe toimivaks jätta, aga samas ka ise siis mitte tööalaselt läbi põleda ja et saaksid ka need ettevõtte eesmärgid täidetud. Kuule, enne kui külalised vastavad, ma ütleks sulle seda, et kui su sõber siit ikka tööl hakkab tööga üle koormama, siis äkki sa peaksid korra veel mõtlema, et kas ta on ikka su sõber, aga mida meie eksperdid arvavad? Jah, ma ühinen siin Rainiga, et jah, et see on nagu selline olukord võib täiesti tekkida, et üks inimene on lihtsalt nii selline kiire ja võimekas ja turvaline alati talle neid tööülesandeid anda, sest siis on kindel kvaliteet ja kõik saab tehtud, eks ole, õigeks ajaks. Et siin on nüüd juhi ja töötaja kahepoolne vastutus, ehk siis siin eeldatavasti on siis tegemist juhiga, kes neid tööülesandeid jagab. Et töötaja peab ütlema nagu ausalt ka, nagu, et tal see limiit hakkab nagu täis saama ja tööandja peaks olema kursis sellega, kuidas töötaja ennast tunneb, et ta seda tagasisidet küsib ja ka selle töökoormusega, mis ta siis töötajal on. Et see peab olema kahepoolne ja tegelikult ega siin lihtsalt see on nagu lühiajaline lahendus, nagu laduda ühele töötajale nii suurt koormat, et see töötaja, see läbipõlemine on suhteliselt siis väga tõenäoline
et siis ei ole ju seda töötajat enam ju organisatsiooni jaoks olemas. Et kui see läbipõlemine tekib, et siis jääb ju töölt inimene lõpuks kõrvale või siis läheb minema. Nii et siin on selline reaalsustaju, et mõlemad omavahel saavad need asjad räägitud ja siin on oluline sellisel teadlikkusel, et siin tuli juttu ka koolitustest, eks ole, et mis puudutab seal meeskonnakoolitust, et meil oleks nagu hea ja mõnus olla. Aga siia peaks kuuluma ka see, need vaimse tervise koolitused, et ära tunda juba läbipõlemise tundemärki ja tööstress ja need olulised teemad, et inimesed oleksid teadlikumad sellest, et see ei ole lihtsalt selline nagu tore olukord, kus me kõik nagu heas mõttes võib-olla kütame teineteist üles, et me oleme ägedad, teeme ära gaas põhja, eks ole, aga mingi hetk tekib see olukord, et kus sa lihtsalt enam ei toimi. Nii et siin on oluline olla teadlik sellest, mis see läbipõlemine on ja millised on need märgid ja siis tõmmata natukene nagu hoogu maha. Mul tuli siuke mõte, et kas me selles kontekstis me räägime ikkagi hästi palju ka nagu meie kodusest kultuurilisest olemisest, et ma mõtlen, et näiteks kui meid kutsutakse kuskile peole, kus me kedagi ei tunne, et siis me ka tavaliselt läheme niimoodi sinna ruumi sisse, et kas meid võetakse vastu või sunnitakse meid ennast kuidagi nagu tõestama selles grupis ja tavaliselt, kui võõras inimene peole tuleb, siis ta ikkagi hiilib mööda seina ääri alguses ringi, eks ole, vaatab, mis mäng käib, kes kus on, kes kellega suhtleb. Et kui palju me peame nagu sellest sõpruse suhete teemast nagu läbi selle kultuuriruumi nagu vaatama, et kuhu ma oma küsimusega jõuda tahan, et kas teil on konkreetseid soovitusi ka, sest kui ma lähen uude töökollektiivi, näiteks Hampsamaa 1 päevaks, siis ma pean ise ka kuidagi midagi tegema selleks, et olla seal oodatud ja olema nagu valmis vaatama, kuulama, rääkima, eks ole, et ma ei saa ainult eeldada seda, et organisatsioon on nüüd nii tore, et ma ei pea ise nagu midagi tegema. Lihtsalt nagu ma mõtlen praegu kõvasti, aga lihtsalt, et teie kommentaare ja mõtteid sel teemal kuulata. Ma praegu just ampsajate osas, jah, see ongi natukene isegi ju teistmoodi, et sul on, need võivad ühepäevased olla teil, et muidugi tegelikult hästi hea on ikkagi uurida, kuhu sa nagu lähed ja see ju kuidagi tekitab sellist sidusust, aga kui ma korra nagu tulen tagasi sellise nagu traditsioonilisema poole peale, et siis näiteks üks hea asi on tegelikult ka näiteks sellised proovipäevad või et kus sa nagu tood töötaja organisatsiooni, näitad talle, annad võib-olla mõnele kogenud kolleegile, et ole hea, et siin on uus töötaja meil, et räägi, näita, nagu seod juba ära, mitte uus töötaja, võimalik uus töötaja, eks ju, et seod ära juba neid, et need töötajad tunnevad ka, et mina näitan ja vaatan, et üks... Mida tegelikult ampsamine oma olemuselt annabki võimalus käia erinevates ettevõtetes ja vaadata, et kas seal Karmenis on need asjad tegelikult nii sõbralikud, eks. Jah, just, et see, ja sa saad tegelikult nagu katsetada ja nagu vaadata seda, aga üks asi veel, et mis ma siin mõtlesin, et tegelikult on ka sellised ju nagu fake sõbrad organisatsioonis, ja seda ma olen pannud tähele erinevates organisatsioonides töötamisel, et need on need töötajad, kes uuele töötajale kohe tulevad nagu külje alla ja siis nad kohe ja tihtipeale nad ei ole ka veel võib-olla kuidagi need väärtused ikkagi ka, ühesõnaga, et juhina tegelikult juhid peaksid seda nagu märkama kohe ja hakkama kuidagi kohe alguses seda juhtima, eks ju. Et kui on tugev isiksus, siis ei ole probleemi, aga vahel ei ole. Ja üks hea mõte just
ikka nagu olukorrast nagu pilti omada, on ikkagi need üks-ühele vestlused juhiga, igakuised, ma ei tea, iganädalased, et ikkagi juht küsib, kuidas sul läheb. Mina näiteks oma tiimis olen kasutanud gradeerimist tihtipeale, et ütle mulle, et ole hea, inimene ütleb mulle, kõik on äge ja siis küsin, et ütle 1-10 oma rahulolu, siis ütleb mulle näiteks 6. Okei, aga mis nagu teeb selle 6 on ja siis hakkavad sealt võib-olla mingid asjad nagu välja tulema. Jah. Me oleme päris palju täna rääkinud sellistest väljakutsetest sõprusteemadel, aga võib-olla siia meie jutuajamise lõpupoole ikkagi tuua esile ka seda, et mida need head sõprussuhted töökeskkonnas nagu positiivselt kaasa toovad, et tegelikult ju enamus lugusid on ju sellise hea külaga, et me ei jääks täna liiga sellesse probleemidesse kinni. Et mis on teie kogemus ja võib-olla näited sellest, et mida üks selline hea ja hästi toimiv ja juba peaaegu sõpruskonnaks kujunenud tiim, mida nagu sellist, ütleme, head see kaasa toob ettevõttele? Kas ma võin öelda paar sõna kohe, et tegelikult töölt lahkutakse vähem, kui on head sõprussuhted, et siis ei tehta seda otsust kergekäeliselt töölt ära minna, et kui on nagu kõik paigas, siis tegelikult töösõpradega kaasneb selline mõnus erialane teemadesse sügavuti minek, et ma saan arutada mingid teemadel, et vahel on nii, et tahaks nagu rääkida sõbrannale, lähen õhtul kinno, tahaks räägid mingi nüansi, näed, et ta ei saa nagu aru sellest, et tal ei ole konteksti, tal ei ole nagu teadmisi võib-olla valdkonnast, ta võib-olla on raamatupidaja, mina olen võib-olla, ma ei tea, juuksur, eks ju, ja meie nagu need teemavaldkonnad ei kattu, et see professionaalne sisseminek on nagu väga hea ja jah, et see võib-olla on 2 asja, mida mina praegu esimese hooga kohe välja tõin. Mis teised arvavad? No ma arvan seda, et tegelikult kui need sõprussuhted on sellised, et need toetavad sinu sellist professionaalsust ka tööl, kõik need, mida Kristel juba välja tõi ja sul on seal hea olla. No see on ju suurepärane töökeskkond. Et tegelikult sellised, et siin on nagu hea enda jaoks nagu läbi mõelda, et mis me nende sõprussuhete all nagu mõtleme, et kui need on et need on teineteist austavad, toetavad suhted, ühised väärtused ja oleme samas ka ausad ja suudame ka selliseid raskeid vestluseid maha pidada, nii et me pärast õhtul võime sünnipäeval kokku saada, eks ole. Eks ole, kui ka on perekonniti läbikäimised, siis on see suurepärane. Et siin ongi eeldab lihtsalt sellist küpsust, aga tegelikult ju sellised toetavad ja austavad suhted on ju suurepärane töökeskkond, et saaks neid organisatsiooni eesmärke täita. Ja viimane sõna jääb Grete sulle. No kindlasti ettevõtte puhul, mis on plussideks, on see, et kui me võtame, ma toon kohe näite meie siis juurest, et näiteks inimene läheb õhtul restorani sööma. Ta esmamulje ja toiduelamus ja terve õhtu elamus kujuneb tegelikult sellest, kuidas teda vastu võetakse. Ja see, et kui töötajad ise saad oma vahel läbi, nad teevad, käivad kiiresti, neil on hea olla seal, siis neil on juba palju rohkem seda energiat, mida anda nagu inimestele edasi. Et ma arvan, et igaüks valiks pigem naeratava ja sõbraliku teenindaja kui see, kellel on, ma ei tea, nagu torssis, eks ole. Eks kõigil on halbu päevi ka, pole midagi teha. Aga kindlasti see nagu loob selle meeleolu ja klient paneb kohe enda õhtule paar punkti lisaks. Ja ilmselt annab tippi ka veel. Jah, täpselt, mis on jällegi teenindaja jaoks super. Aga tõmbame vast siis tänaseks otsad kokku.
saime mõnusa arutelu selles osas, mis on väljakutsed erinevad hea sisekliima loomisel ja mis on ka soovitused, nii et ma usun, et saime sellise mõnusa kombo kokku sõprussuhetest. Ja veebruar on sõbrakuu. Meie kutsume kõiki oma sõpru tööle kaasa kutsuma, kas läbi GoWorkabiti või muidu. Ja kui öeldakse, et oma sõpra õpid kõige paremini tundma siis, kui sa lähed temaga reisile. Ja teine koht, kus sa õpid oma sõpra kõige paremini tundma, on see, kui sa näed, kuidas ta tööd teeb või kus sa teda veel saad aidata ka. Nii et kõik sõbrad tööle kaasa, kas varjutama või tööd tegema. Ja aitäh teile tõesti selle panuse eest. Soovin teile väga ägedaid kolleege, kellega käia ka sünnipäevadel sporti tegemas, õhtul baaris ja arutada sügavuti erialaseid teemasid. Aitäh teile, et osalesite ja ilusat sõbrapäeva. Aitäh! Ja kõike head!